Rääkides Ilmar Tornist kui inimesest, mina koondnimena märgiksin teda ära kui tõelist rahvameest. Sest hoolimata oma kõrgest positsioonist ja tähtsatest toimingutest tollases Eesti kultuurielus jäi ta ikka muhedaks Saaremaa meheks, kes sai kõigiga hästi läbi, oli nii-öelda oma inimene igasuguses seltskonnas, kes armastas head nalja ja head seltskonda ja teisalt ei andnud ta millegiga märku sellest, et ega ta elu kerge ei olnud. Ei olnud ta elu kerge varem, kui ta pärast sõda Eestisse jõudis ja siin tegutsema hakkas, sest vahepeal kippus asi ju isegi päris rängaks minema. Ta mingi tuttava käest sai kuulda, et on kantud ka nende inimeste nimekirja, keda valmistutakse Siberisse saatmiseks. Ta sellal töötas Viljandi ajalehes Sakala. Nii et ta pidi kähku Viljandist pagema ära Tallinnasse, kus suures linnas oli raskem teda kätte saada ja teiseks oli ju küüditamise puhul niisugune asi, et kui kedagi kätte kohe ei saadud, siis võidi ka unustada. Ja nii juhtus ka Ilmariga. Ja seejärel tuli talle järgmine raske eluperiood, kui ta läks õppima kunstiinstituuti ja samal ajal pidi ta ka hoolitsema oma abikaasa ja väikeste laste eest. Nii et nagu ta mäletas, rääkis ta kogu oma tudengipõlve aja pidi õppimise kõrvalt pidevalt tegema igasuguseid tööotsi, et peret toita ja üleval pidada. Nii et see oli puht nii-öelda elu olmeline pool. Kuid hiljem, kui ta juba kandis kõrgema ameti Kunstnike Liidu vastutava sekretäri ja hiljem Kunstnike Liidu esimehe ametit, siis tulid ju kaela teised eluraskused. Sest nagu teada, ega punavõim ühelt poolt küll soosis kunstnikke ja andis neile võimaluse ja valiku korral mitmeid eluhüvesid, kas said sa korteri või preemia või mis tahes, aga teiselt poolt pigistati sinust ka välja seda, mida see punavõim tahtis. Ja nüüd jättes kõrvale varasema aja ja hüpates Ilmari kui Kunstnike Liidu esimehe aega, siis võib öelda nii, et Ilmar oli selleks puhvriks kompartei ideoloogia ja kunstnike normaalse loometegevuse vahel. Sest see periood, kui Ilmar esimeheks valiti, oli just Eesti kunstis niisugune suur ja äge uuenemise aeg, kui tulid juurde uued põlvkonnad, kus jäeti igaveseks hüvasti selle vihatud sotsrealismiga, aga samas partei ja ka KGB pidasid kogu aeg silma peal sellel, et kunstnikkonnalt ikkagi laekuks võimu ülistavaid või siis vähemalt toetavaid töid. Oli vaja, et ikka suurel kunstinäitusel oleks mõni kompositsioon Leniniga või töölisklassi esindajatega mingisugune kompositsioon või portreed vähemalt. Ja
ja oli teada, et juba 60ndatel aastatel, kui olid esimesed muudatused kunstielus toimunud, ega siis kunstnikud hea meelega niisugust jama ju ei tahtnud teha. See oli kas viimase häda korral, kui oli raha vaja, siis lepiti Kultuuriministeeriumiga kokku, sõlmiti leping ja vaat niisugusel teemal, kas Viktor Kingissepast või Veliki Luki lahingust või rehepeksust või millest tahes. Ja nüüd Ilmari asi oli hoida see mäng tasakaalus. Kui partei bossid, Karl Vaino ja Ristlaanega eesotsas, tulid kunstinäitusele, siis kõige selle kahtlase vaba loomingu kõrval, mida kunstnikud nüüd oma sisetunde järgi tegid ja ei võtnud kohustusena, et selle kõrval oleks midagi nendele parteijõmmidele näidata sellist, mis nende südame rõõmuga täidab. Ja ma mäletan ühte niisugust käiku, kus Karl Vainoga eesotsas suur kamarilla tuli kunstihoonesse ja alguses olid seal seinte peal ikka niisugused täitsa kahtlased pildid, mida partei hea meelega ei näinud, aga kaugemal oli üks Evald Okase kompositsioon, kus punalippude vahelt kumas läbi Lenini portree. Ja kui selle juurde jõudsime, siis Vaino ütles, et oi, see on hästi välja tulnud. Kuidas, Okas oli ise ka kaasas meil, et kuidas te küll selle mõtte peale tulite? No Okas oli hea jutumees, ta pläras kokku kõiksuguse usutava loo, kuidas tal selline idee tekkis, et punalippude seest kumab läbi suur Lenini portree ja nii edasi. Vaat niimoodi niisugune mäng käis. Ühelt poolt näidati paari tuntud, Okas oli tuntud mees, Nõukogude Liidu rahvakunstnik ja akadeemik ja kõik, kui tema pildi tegi, siis see oli ikka siis suur sündmus. Nii et kui seda poleks olnud, siis oleks asi raskeks läinud. Sest siis oleks nende jõmmide kõik pahameel kandunud sellele moodsale ja kahtlasele kunstile, aga nüüd oli punalippudega Lenin olemas, kõigi süda oli rahul, et kui Moskvast küsitakse, kas seal ikka on teie kunst õigetel rööbastel, siis võis raporteerida, et jah, et näete siin viimasel näitusel oli suurepärane kompositsioon, niisugune ja niisugune. Kuid see oli asja üks pool, aga teine pool oli ikkagi see, kus nüüd jätame näituse pidulikkuse kõrvale ja on argielu, siis oli Nõukogude Liidus ju niisugune idiootne komme, et näituste külastajad kirjutasid oma elamustest, eriti kui miskit neile ei meeldinud, vastavatele organitele, kas siis KGB-le või parteisse ja teatasid, et käisid näitusel ja jäänud sellega rahule, mis seal nähti, et mina kui suure Isamaa sõja veteran pidin seal mingisuguseid imelikke käkerdesi vaatama ja ühtegi pilti Isamaa sõjast ega kommunismi ehitamisest. Ja siis oli muidugi Keskkomiteest kohe telefonikõne Ilmar Liistule ja nüüd räägi, mis sul seal toimub Kunstnike Liidus ja mis pilte su kunstnikud seal teevad. Ja nüüd oli Ilmari ülesanne siis oma kunstnikke kaitsta. Ta oli hea jutumees. Ta oskas laveerida ja kui vaja oli, siis tegi ka sinisest punase. Aga see kõik nõudis ühelt poolt kõvad pingutust ja teiselt poolt kaasnes sellega ju ebameeldiv tunne, vastikustunne, kus sa pead niisugust pläma suust välja ajama, et Eesti kunsti kaitsta. Ja selle juures oli eriti Ristlaan oli väga ründav.
ja väga jõhkra sõnakasutusega mees. Ta oli ideoloogia sekretär tollal, Vaino järel teine mees sisuliselt vabariigis. Nii et ma mäletan küll aga neid juhtumeid, kus üleni punase näoga Ilmar naasis keskkomiteest. Mina töötasin sel ajal siis juhatuse sekretärina, prantsatas oma tooli, kirjutas laua taga, istus seal tükk aega, niimoodi mõtles, vaatas aknast välja ja siis ütles, et kuule Heinz, ega sul kuskilgi mõnda pudeli põhja ei ole, et nii vastik tunne on. No mul pidi alati olema, kui mitte pudelipõhi, siis ka täispudel. Valasin klaasi paraja portsu valget viina, Ilmar viskas vana sõduri kombel prauhti selle kõhtu, raputas veel pead. Midagi ta ei ütlenud konkreetselt, mis sõimu ta pidi kuulma ja ähvardusi ja kõik ebameeldivad. Jättis selle kõik enda teada. Aga et tal seal kerge ei olnud, vaid ta oli ikka tõeliselt liistule tõmmatud. Selle tunnuseks oli kuue või pintsaku, ütleme eesti keeles, kaenlaugu läbi higistunud plekk mõlemi käe all. Nii et see oli ikka metsik küpsetamine, mis seal toimus. Aga Ilmar tuli sellest kõigest välja ja kaitses Eesti kunsti ja tema vabadust nii palju, kui ta vähegi suutis. Nii et see on Ilmari kõige suurem teene meie kunsti ja kunstiajaloo ees. Suurepärane. Ega ma ei oskagi siia enam midagi juurde küsida, võib-olla siis ainult seda, et kuidas teie hinnangul ta ikkagi suutis jääda selliseks positiivseks ja optimistlikuks, et ka tema selles mälestuste raamatus ta üldiselt väga väheste kohta ütleb halvasti, aga seda ka teenitult. Et temas ei ole olnud niisugust kibestumist, kuigi need elu viimased sissekanded, mis ta sinna raamatusse kirjutas, kui meil oli juba Eesti Vabariik. Ega ta paljusid asju ta ei saanud aru, miks kõik niimoodi on läinud, aga üldiselt ta suutis ikkagi jääda selliseks elujätavaks. Ja ta oli oma hingelt soe inimene, heatahtlik, abistav, kes tema juurde tuli kunstnikest mingisuguse murega, ta kuulas ära, kui võimalus oli, aitas ühel või teisel viisil. Ta ei intrigeerinud kunagi. Tal ei olnud selleks vajadust, et enne esimehe valimist hakata valijaid moosima kunstnikke, et Kuku klubis istud lauda ja räägid, et näed, niisugune lugu on, et võib-olla hääletad ka minu poolt. Tal polnud seda vaja teha. Ta oli nii populaarne mees kunstnikkonnas, et võis muretult uskuda, et ta valitakse esimeheks, kui ta kandideerib. Ja vaat see niisugune usk inimestesse ja heatahtlik suhtumine ja tigeduse ja oma isiklike ebaõnnestumiste või murede väljaelamine teiste peal, see ei olnud temal kombeks, see ei mahtunud tema isiksusse. Ta oli, nagu ma ütlesin, rahvamees ja sellisena ta igal pool, kuhu ta läks, võeti nii-öelda oma inimesena vastu. Nii et see oli temas juba sees ilmselt geenidega, Saaremaalt päritud geenidega. Et mehele ei kõlba viriseda ega kiruda rasket saatust, vaid mees peab seda tegema, mis mehe kohus on. Ja täpselt sellise nõude järgi toimis Ilmar ka kogu oma elu. Suurepärane, selle lõpu te peaaegu rääkisite nagu iseendast nüüd juba. No. Aitäh selle põgusa jutuajamise eest, tore oli teiega suhelda. Olge seal terved, hoitud ja loodame äkki te jõuate millalgi ikka siia näitusele ka, kui olud pisut paranevad. No seda ei oska öelda jah, aga igatahes oli väga meeldiv ja kuna ma ise olen veerandi jagu ka saarlane, üks mu vanaisa oli saarlane, siis kõigile saarlastele palav tervitus, kes külma talve.